Ahoi kotkad, mis toimub siis? Mis meil on number? 69 või? Poisid teavad? 69, jah. Et teeme paate tühjaks. Siin oli meeletu vihm oli öösel ja lubab siin päeval ka ja niimoodi, aga on ikka jahedam ja vihmasem äkki siis seekord siin nüüd keset suve haug sööb. Et paneme nii palju vihmariideid selga kui on. Kellegile kaasa antud ja hakkame proovima. Et seekord meil kokresid ei olnud aega valmis osta, sest meil olid siin pidustused ka vahepeal suured ja nüüd ühesõnaga proovime siis saada lihtsalt ise siit särge ja elus sööta ja millega augi püüda. Aga praegu teeme paadid tühjaks ja siis jaguneme tiimideks nagu ikka. Oleme esimese võistkonnaga vee peal ja Jakob sai juba esimese kala, mis on täitsa okei ahven. Ja siis vaatame, mis landiga tuli. Rapala. Noh, neid ahvenet ka. Arv ma lasen tagasi. No, lase tagasi. Aga vähemalt kala. Yes, ahven on söömas täna, aga kas haug ka sööb? Ei tea. Vaatame. Püüame edasi. Teeme jälle paatidele väikse vahe sisse, et me liiga kokku ei loobiks oma vahel. Ja siis proovime edasi. Ja mul on ahven. Ilus ahven. Samal ajal on telefon ka, no vaatame pärast edasi. Jälle selle ilusa müsteriboksi landiga. 25 senti ahven. Tegelikult ma ei viitsi kaasa võtta. Ma lasen ta praegu lahti ikkagist. Ja vaatame. Ei veritsi, see on nii väike huuleveri, et las ta läheb tagasi. Ahven! 25 ahven! 25 ahven! Nii, järgmine. Juba! Aga see on hoopis haug. Vedaset lanti ära ei võtnud. Vedaset lanti ära ei võtnud. Ma seda lanti ei oleks tahtnud ilma jääda. See on väga hea lant, see sükene pöörlev. Ei võta kaasa. Meil on alammõõdud. Selle laseme lahti. Oi, mul on lõks ka lahti tulnud. Head ma ei kaotanud. Jah, lanti ära praegu. Johha ei tee, joppas. Keegi ammustanud lahti või kuidas see nüüd jäi niimoodi siis? Okei, laseme selle kohe lahti. Mine väike pulk. Yes. No nii, tulime kaldale ära, et esimese sõiduga siis 2 ahvenat, 1 mini haug. Et siin söövad ära ja siis vaatame, paneme teise tiimiga peale, et tundub, et siin hetkel vihma ei tule, tähendab meil ka sõidu ajal ei tulnud, aga siin nagu võib mingi hetk hakata jälle sadama, et saime isegi ühe sõidu tehtud ilma sajuta ja nüüd mingi aeg hakkab uuesti sadama ilmateade näitab, eks peab selle radari pealt vaatama. Kuidas on, võib-olla saju ajal võtabki paremini, eks meil pole näha, aga noh, vihmariided peavad nii või naa seljas olema. Siin ei tea, taevas on kahtlane sükene kogu aeg. Nii, ja mul on mingi kala ja jälle selle, aga see on väike haug. Loodame, et nüüd ära ei ammusta, mul pole praegu trossi, ma tahtsin ahvenat, aga läks nii, et jälle hästi ei ammustanud trossi ära. Võttis ilusti selle. Ja, nii. Läheb siis tagasi väike jälle. Jess, et see lant võtab ka haugi väikest. Vähemalt väikest võtab, aga noh, proovime edasi. Ma tahaks tegelikult jah ahvena rekordid uuendada. Mul on nii pisikene ahvena rekord, et proovin sellepärast ahvena lantidega äkki õnnestub. Nii, ja mul hüppas otsa ahven kohe täpselt liivapaljandi eest. Hästi liivapaljandi eest. Kohe põhimõtteliselt nagu kukkus. Nii oli külges. Vaat sellise landi külge siis. Aga väljap poolt on ta rabas nagu mööda. Mingi 20 senti. Ei ole. 18 äkki. Noh, läheb tagasi. Nii, siin tuli nüüd miski landi otsa suur. Oot, keri välja. Ja see on turb. Oi, see on korralik. Ja. See on ikka väga korralik. Näita siia poole kohe. Selline elukas, jah. Seal on midagi. Kaalume ja mõõdame või mis sa tahate ka teha? Tõmba, pane
kaalume ja mõõdame. Anja. See on 43 senti turb. Kaalume ära. Oi jumal. See sureb ära ju. See nii palju oli katki saanud. Siis võtame kaasa, võtke. Proovid teha midagi tast või? Proovime teha midagi või? 935 grammi. Ei, mis 2-3. Aga jah, ta on nii verine, et see on kõik verine, et me ei saa seda teie ellu enam. No, võtad oma paati. Vaata, kus verd lahmab. Võtta tugevalt. Pidin selle ämbri kaasa ikka võtma. Ja kimame siis edasi. Me peame kiiresti kaldal olema, sest üks poiss peab minema sünnipäevale. No võt. Teeme siis söömise ära, ühe supi veel ja ma teen ühe kohvi kiirelt. Täna nagu kala võtab vähe paremini kui eelmine laager või eelmised laagrid siin paar tükki. Et juba esimene päev tegelikult ju ladikala on saadud, see turb nüüd ka. Midagi tuleb sellega teha kiiresti. Siin palava käes ära soolikas võtta seest ja mõelda siis. Äkki õnnestub ikka midagi sellest söödavat teha, sest siin üks poiss rääkis, kus ta on. Et tema ka on turba söönud ja pidi kõlbama küll. No, minul ei kõlba, las söövad siis need, kellele kõlbab. Ei ole vaja. Oi, see ei ole haug, see on mingi turb või? Ei, haug ikka. Noh, nii. Ja jälle selle landi peale, noh. No, ma pean ka vist selle. Äkki sa oled ühe landi Jeesusega saab kokku. Jeesusega või? Ei, mina niisugustesse asjadesse ei usu. Jaa, mine siis. Aga ühesugused augid kõik, ühesugused väiksed täna kõik. Yes. Nii, me tulime poisse kaatama. Elukaid. Jah. Võt, söövad siin jama. Mis jama? Ja siis teeb ühe sõidu veel täna ja siis läheb grillama. Mis ma räägin siin? Nüüd on peale selle moona meil veel elukaid. Nii-öelda silitamiseks, katsumiseks, et kui kala ei võta, siis on... Noh, me võime jänesed paati kaasa võtta, kanad paati kaasa võtta. Ja paneme live-peiti. Õpetame sõitma neid. Ei pane live-peiti sellest midagi. Näe, vaata, ta tuleb. Mis te jänesed tegema hakkate seal kahekesi jälle? Vaata sinine kõrv, vaata sinist kõrva. Kas ta on pehja? Jaa. See on nagu see, nagu karvane oleks. Näe, läksi natukene. No kui sinu kõrvad oleks karvased või? Ei, noh, elukene. Okei, te titad Ma ootavad. panen need selle siia tagasi. Hästi punane silm. Pärast näitan teistele ka. Silmad näevad välja nagu ällil peale mitmepäevast Ei üle ole. Minul nii punased pole kunagi olnud. Jänes oleks nagu telefoni liiga palju vaatanud. See on siuke loom. Ta on nii väike. See ongi noor, see on ju, mis ta oli, 3 kuud või? Jaa. Sama landi peale rabas mööda. Ma nägin, kui tuli. Nii, ma nägin, kui tuli rabas mööda see turb, aga jah, jäi kinni siit külje pealt. Noh. Ja küll, mine. Hops. Yes. Täna õhtul siis kaldalt saivad siin veel kala, mingit väikest latikat ja särge ja maimu veel ahvenapüügiks ja ka vee pealt peale selle minu viimase turva siis rohkem midagi ei tulnud. Praegu on siis neil need asjad laua peal siin, mis iga kord enamasti esimesel õhtul on või teisel õhtul, et teeme vinkusid ja grilli ja loomulikult on platsis ka Moona, kes siin nillib juba igasugu head paremat kraami. On nii, jah? Looma on ka siin platsis, on ju? Alati. Ega midagi teha ei ole. Ja proovime siis nii seekord jälle, et midagi palju lõkkesse ei pilla, on ju. Et paneme korralikult varda otsa asjad, ei hakka sõda tegema ega vehkima siin nende varrastega ja kõik need head jutud. No nii. Jakobi, sa oled ise kalda peal ju.
Jakobi und läks nüüd tagurpidi, vaatame, näe, tõmbab. Oota, kahva pole teil poisid ju. Kahv võtke. Väike. Kes nüüd ei mäleta enam, mis number kellelgi oli või? Meil on 1, 3, 14 ja... No nii, väike. Väike haug. Aga tantsed välja võtsid. Hommik on käes, hakkame uuesti pihta. Kellegi und on tagurpidi. Poisid vaatavad kohe, kelle number see seal tagurpidi on. Et kas on ka mingit mõõdukala nüüd. Ja siis sööme ära kohe siin ühed võikud ja siis hakkame juba vee peal toimetama. Täna on selline päev, et on päev läbi pilves ja maksimaalselt 14 kraadi. Mis tähendab seda, et palavust pole. Äkki kala sööb. Vaatame. Teise päeva esimene sõit. Teises paadis on seal selle meie kõige lähema liivapaljandi ees saadi just Jakob sai vist tundub ahvena. Aga jah, ilm on täna sihukene, mis võiks soosida kalapüüki. Eks siis püüame ja vaatame. No vot, see ilmateade on nagu on, lubas, et lihtsalt pilves on täna ei saja, aga nüüd ikka sajab. Aga noh, praegu on jäänud see esimese sõiduga täna see ahven, mis Jakob sai ainukeseks, aga noh, me teeme nüüd praegu ennem lõunat 2 sõitu, aga lühemad sõidud siia Võugüla sillani. Et kohe hakkame silla juures tagasi trollama. Ja vaatame, kuidas olukord on, kas trollates saab midagi. Ühesõnaga jah, lühemad sõidud, aga rohkem sõitusi täna on plaanis. Sest et siin oli näha eile, et isegi noortel meestel jäävad tagumikud ja jalad kangeks ja surevad ära, mitte ainult minusugusel vanal paksul. Et teeme lühemaid sõite ja siis ei saa vihmaga nii märjaks ka, ei hakka nii külm, et kui kellelgi ongi seal riided märjad, siis saab vahepeal vahetada. Ja siin märjana istuma nii kõva paadis, aga okei, vähem juttu, rohkem püüki. No nii. Täna ka siis nüüd 1 haug, aga see on ka jube väike jälle. Näpitsaid vaja? Et teen ise või? Okei, teen ise lahti. Hästi pisikene. Läheb siis see väike tagasi. See on vist seekord kõige väiksem. Aga ikkagist nägu. Yes. Iga nägu läheb arvesse. Ei, pole vaja, ma võtan niisama. Opsti! See on väike ka, ma lasen ta minna. Las läks, väike niikuinii. Aga noh, midagi ikka jälle. Yes. No nii, mis meil seal on siis? Frikadellisupp vist tundub on ka teinud ja siis sööme, vaatame uuesti vee peale. Täna on niisugune pilvisem ilm, võiks eeldada paremat võttu, kui praegu on olnud. Väikseid on tulnud, väikseid. Võiks mõni mõõdukas ka tulla ju. Et jah, aga eks paistab. Meil on veel ju pool aega vähemalt laagrit ees, et noh, eks tuleb ikka mingit mõõduaugi ka ja unna häiret on siin ka ikka vahepeal. Enne propsis nii hullu. Kõvasti oli lahti tõmmanud, aga ei olnud otsa jäänud jälle. Jah. Te nägite, kuidas see... Võib-olla ka väikesed lollitavad siin jälle väiksed kalad. Ja mul on... Ei ole ahven ikkagist. Et oleme ahvena kohas. Nigu kupulehtede äärde maandus. See versioon jälle, ainult seda on see laager minul võtnud. Ma olen kõik võimalikku lanti proovinud, ainult seda on võtnud. Poisid panid kõik need külge, kes mystery boxi tõstsid, täita enda seda tooni ka kaamera ette. Sul on siukene roheline, eks ole, ja sul on siuke kuldne, eks ole. Samasugused panid need kõik külge. Vaatame, kas saame teisest värvi niisuguste külge ka või võtab ainult see siukene, mis mul on küljes siukest värvi. Lähme siis baaslaagrisse, eile jäi 2
2 pakki vinkusid järgi ja vahukommi ka jäi, et lähme teeme need ära paasikas ja vaatame, kui väheks jääb, siis noh, leiba ja saia ka kaasas, kui väheks jääb, siis vaatavad, söövad siin pirni ja kurki ja tomatit ja kõike muud möginaid veel juurde. Aga praegu lähme vaatame, jah. No nii, hakkame jõudma, praegu on päris hea tihnik siin. Ja ma ei tahagi kõiki võpsikut maha võtta siit, sest siis on ägedam, ürgsam. Kõik see värk siin. Aga nüüd on kõik märg, sadanud on kõvasti. Vaata, võtsin ühe hakatuspilpa kaasa. No nii, lõke on üle, ma ei hakanud seda lõkke süütamist näitama. Metsalt teeme siit seda sarapuu risu, mis enam-vähem püstine ja kuiv on. Siin on kõvasti sadanud. Aga neil on siin üks kala ka, see turb ju ka, et me teeme kõigepealt vinkud ära ja vahukad ja värgid ja siis vaatame, kuidas me saame selle turva ka siin tehtud. Mingi süsteemi mõtleb välja. Nii, nüüd on siin asi tasakaalus. Niimoodi praegu. Ja pihta ei tohi minna. Küpsetame siis selle turva ka ära. Mina ei usu, et siis midagi head tuleb, aga noh. Eks te proovige siis süüa seda. Noh, kuidas on turb siis? Hea. Normaalne. Ei ole, valetate. Ei saa olla. See ei ole hea. Jaa. Sulle ei meeldi? No, okei. No ma räägin. Mulle ka ei meeldi. Ei saa olla hea. Jaa, need tuli mingi räve vaikse. Ehk siis, see läheb minu mägrale kaamera ette, sest et keegi ei taha. No ma ütlesin kohe, et see ei kõlba, aga noh, see oleks niikuinii ära surnud, ehk siis sai nii palju viga veriseks, et ehk siis see läheb metselukatele. Mägrad söövad ja kiidavad kindlasti, ma arvan, või kährikud või rebased või kes siin käivad seda söömas. No nii. Hommik on käes. Täna lubab siis kõige vihmavaesemat ilma selle laagri jooksul. Ehk siis ole näha, kuidas see kalale mõjub ja nii edasi. Sööme ära pannkoogid ja munakoored pudistame peale ja poisid, eks ole, et see on kaltsiumit ja moosiga segame munakoored läbi ja see on hea. Ja siis ehk siis lähme. Teeme täna jälle natuke lühemad sõidud. Ma kuulsin, et eile oli siin kaldapealsetel... Mitte ainult eile, iga laager. Et kui liiga pikki sõite teeme, siis kaldapealsed ei viitsi käsikaga nii pikalt püüda. Et siis teeme lühemad sutsakad veel. Täna ka jälle, et esimene päev sai siuke pikem sutsakas tehtud nagu sõidetud. Ärme siis üle 1,5 tunni korraga tee. Siit samast alt hüppas otsa kohe paadi juurest. Poisid, haug! Haug! Suur või? No see on juba mõõdukas peaaegu vist. Peaaegu mõõdukas. Tõmme välja või? Ei, ma tõstan ta käega. Ei hakka siin kahva võtmagi, lasta alla see. Ei ole vaja kahva. No aga vaatame, mis ta on. Ta on jah, 48. 48. Lihtsalt söön midagi palju sisse, aga noh, mine siis. Kunagi näeme uuesti. Yes. Seekord tuli, siis ma just mõtlesingi, et ma täna natukene loobin kaldaääri ühe wobleriga läbi, mis noh, väga sügavale ei lähe nagu. Ja siis kalda äärest tuli nagu sellisega, et see on päris süke hästi mängib sükene. Lõhverdab noh, mitmest osast. 1, 2, 3, 4 osast pea ka veel niimoodi käib ja vaat süksega tuli praegu. No nii, nüüd selle mootori võtsime küljest ära
nüüd on jälle probleem, ainult 3. ja 5. käik töötavad, aga eile sai tellitud 300 lülitit juurde, originaallülitid, mitte nüüd need mingid suvakad järgi tehtud hiinakad, et kuigi mootor ise on ka hiinakas. Aga noh, täpselt sellele mootorile mõeldud varuosa, et paneme nüüd uue külge, võtame jälle karbist tutika välja, et ega midagi teha ei ole. Me peame edasi sõitma, ma toon kohe karbi alla ja vaatame, paneme uue kokku. Et muidu need lülitid nii tihti läbi ei läheks, kui lihtsalt trollad või sõidad. Aga kuna me siin peame korrigeerima kogu aeg oma paadi asendid siin jões, et hea loopida oleks siin 3 paadis, siis kogu aeg plõksime neid lüliteid. Ja need lülitid lähevad läbi selle pärast. Et kui mõni mõtleb, et miks tihti mootorit vahetame, mootorid ise ei lähe, lülitid lähevad. Kui on palju klõbistamist. Kui lihtsalt trollad ühe kiirusega ja klõbistad edasi, on kõik okei. Aga jah, me siin ei saa teistmoodi. Ehk siis praegu võtame jälle uue mootori välja ja kohe kui nädala pärast varu osad lülitid jõuavad, vahetab välja, siis on jälle mootorid korras. Paneme kokku ja see on nüüd Hiina mootor, aga mitte kõige odavam Hiina mootor, et sellel on varuosasi saada, kõikidele hiinakatele ei ole varuosasi saada. Mul on mõned mootorid, millele originaal varuosasid saada polegi. Aga nendele, see nüüd Haswing Osapian 55 LBS-i, et sellele on saada varuosasid. Aga Eestis koha peal ei ole, need tulevad ikkagi välismaalt kõik. Aga paneme kokku ära ja siis lähme uuesti vee peale, ega siin polegi midagi, kokku panemist ei hakka näitama. Nüüd jäi sellele külge vähemalt. Oi, kuule, see on suur ju. See ei tule pealegi. Täitsa lõpp. Jaa, võtame kahva. Ei ole vaja. Ma saan ta siit. Ta on niimoodi kinni, et ma tõstan ta. Ta on sealt mukast ilusti läbi. No näed, selle sama Mystery Boxi landiga nüüd jälle läks ära. Ei ole hullu. Mul vahet ei ole. Ei ole hullu, et ta paati ei tulnud. Mul polnudki nii oluline. Ma oleks ta lahti last niikuinii, aga see oli siuke 55 senti jaug. 55 või? Ma arvan, jah. Kui suur see alju oma oli siis? Vot. Aga ei olegi oluline alati paati saada neid, kui sa ei taha söögiks ära teha. Et põhimõtteliselt ma oleks ta kahvaga 100% kätte saanud. Ma lihtsalt logistasin teda siin nii kaua siin kõrval, andsin kalale ka võimaluse, et käega välja tõsta. Aga siis, poisid jälle, kellel on sellised saadud Mystery Boxis, tunnevad kindlasti ära, et see on nüüd selline versioon. Mul läks ennem 45 umbes ära ka. Ka tuli vee peale järgi ja läks küljest ära. Ma ei hakanud seda ka. Ma ei jõudnud kaamerat käima panna, mitte ei hakanud. Liiga ruttu tuli küljest ära juba. Ja. Et täna toimib jälle see, tundub väga hästi. Nojah, ja haug sööb, tundub. Me teeme siin ühed pelmeenid veel ja mahlapulgad. Ja siis varsti natuke puhkame kaldal ja siis varsti teeme 2 sõitu veel üles vett, et täna minul on 2 haugi otsas olnud, poistel veel pole, aga eks proovime, saate proovida, kellel on veel nende samade lantidega, mis mul ja kellel ei ole neid lante, Mystery Boxid on praegu hetkel otsas, aga me kohe esimesel võimalusel tellime juurde, kõrvetame jälle karpidele uuesti laseriga logosi peale, värke teeme juurde, aga senikaua, kuni meil neid Mystery Boxe ei ole, meil on ju e-poes pood.peregalooduses.ee, meil on seal ju muud nänni ka ammu müügil, et sealt saab muud staffi ka vaadata, mida veel järgi on, ega meil hakkavad kruusid vist ka otsa saama või on juba mingit värvi otsas, ega ma ei teagi, ma pole praegu süvenenud, peab vaatama, mida veel juurde vaja on, aga põhimõtteliselt jah, mingit nänni seal olemas on praegu, aga varsti tuleb uus saadetis, siis saab jälle neid Mystery Boxe ja kõike juba. Ja. Aga selge, sööme ära ja natsa puhkame ja siis lähme teeme 2 sõitu veel. No nii, meil on nüüd viimane sõit täna, aga 2 poissi, tähendab 1 ei viitsi tulla enam jõe peale ja 1 pidi suts varem ära minema, tähendab seda, et me mahtusime kõik ära. 3 on mul peal, 3 on teises paadis. Ja vaatame, kas siin õnnestub veel nii-öelda ära teha kellegil. Midagi suuremat saada, kui seni saadud on. Okei.
nii, viimane söömine ja tegelikult on siuke värk, et meil nüüd ei teagi, kummal täpselt siis kala rohkem punkte andis ja seega me teeme niimoodi, et Jakob tahtis plekki ja Rikko tahtis wobblerit, et siis me teeme niimoodi, et anname mõlemale siis ühe, et aus värk oleks, me ei tea kindlalt nüüd kummal suurem oli, et natukene siin selle mõõtmisega oli nagu oli. Aga noh, okei, ma arvan, et ega vist see laager rohkem midagi suuremat ei saada. Et võib vist ära lehvitada, et minge vaadake siis e-poodi, mingi aeg tulevad need müsteriboksid ja mingit uut kraami ka, lihtsalt meeletult kiire on olnud kogu aeg. Sellepärast pole ka muid videosi vahele jõudnud teha, laagreid on palju. Aga nüüd tuleb jälle 3 päeva, kus me vahepeal plaanime kindlasti mingit teist teemalist videot ka, mitte ainult kalastuslaagrit. Ja siis tuleb jälle kalastuslaager. Aga noh, hea küll, kerige magama ära kratid ja järgmises.